Marco Rubio karmistas sõnumit Iraani suhtes ja toetas Ameerika Ühendriikide sõjalist vastust pärast seda, kui Iraani väed avasid Hormuzi väinas tule USA laevade pihta. Sellel reedel 2026 aasta 8. mail oli Washingtoni seisukohta iseloomustav lause otsekohene. Ainult rumalad riigid ei vasta tulega, kui nende pihta tulistatakse. Ameerika Ühendriikide kõige mõjukam välisminister ütles, et Ameerika hävitajad olid rahvusvahelistes vetes. Neid ründasid raketid, droonid ja kiired paadid ning nad vastasid, et kaitsta oma meeskonda. Rubio avas kriisile uue tõlgenduse, vihjates, et nad võivad islami revolutsiooni kaardiväge taas jõhkralt pommitada. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanali tellida, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja parima ajakirjandusliku kvaliteediga. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Rubio kõne keskne punkt ei olnud lihtsalt suvaline ähvardus. See tuli pärast uut tulevahetust Hormuzi väinas, kus Ameerika Ühendriikide keskkomando teatas, et Iraani rünnakud 3 mereväe laeva vastu peatati. Ameerika Ühendriikide teatel ei saanud ükski USA laev pihta ning Ameerika väed ründasid Iraani agressiooniga seotud sõjaväerajatisi. Trump ütles samuti, et 3 hävitajat lahkusid kahjustusteta ning Iraan kandis kaotusi rünnakuteks kasutatud punktides. Ameerika laevad osalesid meretee taasavamise jõupingutustes. Vabaduse projekti raames, mida Washington esitles kaitseoperatsioonina ja mille eesmärk oli kaitsta kaubalaevade liikumist, Rubio eraldas selle etapi operatsioonist eepiline raev, mille ta kuulutas lõppenuks pärast Iraani sõjaliste sihtmärkide tabamist. Tema sõnul on uus etapp piiratum, saata, koordineerida, kaitsta marsruute ja reageerida rünnaku korral. Ja just selles punktis ütles ta kindlalt. Ei ole olemas relvarahu, mis sunniks mereväge aksepteerima seisvat raketti. Tõsidus kasvab, sest Hormuzis on juba hukkunuid ja kinni peetud laevu. Rubio kinnitas paar päeva varem, et kriisi ajal hukkus vähemalt 10 tsiviilmeremeest ning umbes 23 000 inimest 87 riigist olid piirkonnas kinni peetud või ohustatud laevadel. See seletab, miks Washington käsitleb juhtumit rahvusvahelise hädaolukorrana, mitte lihtsalt 2 relvajõu vahelise vaidlusena. Iraan püüab muuta kriisi survevahendiks. Ameerika Ühendriikide süüdistus on, et Teheran on hakanud käituma nii, nagu tal oleks õigus rahvusvahelisel marsruudil liikumist lubada, takistada, maksustada või ähvardada. Rubio nimetas seda vastuvõetamatuks, sest kui maailm aksepteerib, et kohalik jõud kontrollib läbipääsu, mida kasutavad mitmed riigid, võivad teised suurriigid seda meetodit teistes tundlikes punktides kopeerida. See avaldus ei olnud suunatud ainult Teherani vastu. See oli hoiatus liitlastele, kes küll mõistavad Iraani kõnedes hukka, kuid tõmbuvad tagasi, kui on aeg konkreetseid meetmeid toetada. Roomas tegi Rubio selgeks, et Valge Maja ootab enamat kui vaid diplomaatilisi noote. Ta küsis, miks Euroopa liitlased ei toetaks Ameerika katset Iraaniga vastasseisu astuda ja Hormuzi väina taas avada. Itaalia püüdis tasakaalustada oma suhteid Washingtoniga, sisepoliitikat ja sõja majanduslikku mõju. Aga Rubio esitas küsimuse lihtsalt. Kui mõni riik lükkab tagasi Iraani kontrolli rahvusvahelise veetee üle, peab ta ütlema, mida on valmis tegema peale kaebamise. Kriis puudutas ka NATO-t. Rubio meenutas, et üks põhjusi, miks Ameerika Ühendriigid hoiavad Euroopas vägesid, on võime hädaolukordades jõudu projitseerida. Kui liitlased raskendavad baaside kasutamist kriitilistel hetkedel, hakkab Washington hindama selle struktuuri strateegilist kasulikkust ümber. Sõnum oli kindel, kuid see polnud mahajätmine, see oli surve. Valge Maja tahab, et liitlased mõistaksid, et Ameerika Ühendriikide tagatud julgeolek on samuti olemas. See nõuab koostööd, kui oht on muutunud reaalseks ja ilmub merel. Samal ajal hoidis Rubio diplomaatilise ukse avatuna. Ta ütles, et Washington ootas Iraanilt vastust võimalike läbirääkimiste kohta ning et ootus oli saada midagi tõsist.
kuid ta kirjeldas ka Iraani süsteemi kui lõhestunud ja düsfunktsionaalset, mis aitab seletada, miks Teheran kord räägib läbirääkimistest, kord panustab rünnakule, mereväe ähvardustele ja survele kaubalaevadele. See sisemine segadus muudab Ameerika hinnangu tugevamaks. Ainult reaalne surve sunnib režiimi arvestama kuludega, mis kaasnevad Ameerika Ühendriikide proovilepaneku jätkamisega. Vaidlus jõudis ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni julgeolekunõukogusse. Ameerika Ühendriigid ja Pärsia lahe liitlased avaldavad survet resolutsiooni vastuvõtmiseks laevade ründamise, ebaseadusliku läbipääsutasu nõudmise ja miinide kasutamise vastu piirkonnas. Iraani esindaja seevastu seadis mereliikluse normaliseerimise tingimuseks sõja lõpliku lõpetamise ja Ameerika Ühendriikide blokaadi kaotamise. Washington tõlgendab seda seisukohta väljapressimisena. Iraan tekitab merelohtu, hoiab kinni laevu ja püüab siis enda tekitatud probleemist taandumise üle läbi rääkida, justkui pakuks stabiilsust. Rubio seostas Iraani käitumist ka liitlasrühmituste kasutamisega piirkonnas. Kui ta rääkis Liibanonist, nimetas ta Hezbollahad Iraani agendiks ja väitis, et see rühmitus kujutab endast ohtu Iisraelile, Liibanoni valitsusele ja ka Liibanoni rahvale endale. Washingtoni jaoks on loogika sama. Teheran kasutab otseseid jõude merel ja kaudseid jõude maismaal, et suurendada oma ähvardusjõudu. Erinevus on nüüd selles, et Trump on pannud Ameerika vastuse teistsugusesse rütmi. Kui ähvardus on suunatud ameeriklastele, laevadele või elutähtsatele marsruutidele, siis reaktsioon ei piirdu enam ainult avaldustega. Rubio lause meenutab Ameerika Ühendriikide vana julgeolekupoliitika mustrit. Kui ameeriklasi rünnatakse ja süü pannakse vaenuliku režiimi peale, püüab Washington jõuga heidutust taastada. 15. aprillil 1986 andis Ronald Reagan käsu rünnata sihtmärke Liibüas pärast Lääne-Berliinis asuvas Labelli diskoteegis toimunud pommirünnakut, mida külastasid Ameerika sõjaväelased. Rünnakus hukkus 2 Ameerika sõdurit ja 1 Türgi naine ning üle 200 inimese sai vigastada. Vastust, mida nimetati operatsiooniks Eldorado Canyon, esitleti kui vastulööki terroritegevuse eest, mida omistati Muammar Gaddafi režiimile. Ajalooline õppetund on karm. Kui diktatuur testib Ameerika piire, võib viivitus tunduda nõrkusena ja nõrkus võib kutsuda esile uusi rünnakuid. Rubio kasutas teisi sõnu, kuid loogika on sarnane. Suur riik, mis ei reageeri, kui tema jõudu rünnatakse, õpetab vaenlasele, et tasub uuesti lüüa. Ka teised riigid on näidanud, et blokaadid, sissetungid ja rünnakud strateegilistele marsruutidele või territooriumidele jäävad harva tagajärgedeta. 1982 aastal tungis Argentiina Malviini saartele ja Suurbritannia saatis mereväeüksuse saarte tagasivõtmiseks, lõpetades sõja Argentiina kaotusega. Nüüd sõltub järgmine samm Teheranist. Kui Iraan vastab tõsise ettepanekuga, võivad läbirääkimised Ameerika surve all edasi liikuda. Kui nad jätkavad rakettide, droonide, kiirkaatrite ja ebaseadusliku liikluse kontrolliga, jääb Ameerika Ühendriikide merevägi endiselt volitatud end kaitsma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et lüüa Milson Alvesi kogukonnas veelgi aktiivsemalt kaasa.